Tere päevast, kell sai 12, te kuulate uudiseid. Viimase paari nädala jooksul on Tallinna elanikke terroriseerinud Sari Sittur, kes jätab enda väljaheiteid primaarselt eramajade ja poodide uste taha. Rahva seas on hakanud levima hüüdnimi pruun terrorist ning kaebusi on esitatud kõikidest linnaosadest. Tallinna suurimad kaubanduskeskused ja poeketid on samuti esitanud politseile mitmeid kaebusi Sari Sitturi tegevuste kohta poodides. Politsei- ja Piirivalveameti pressiesindaja sõnul tegeleb politsei aktiivselt Sari Sitturi identiteedi tuvastamisega, kuid hetkel veel kahtlusaluseid ei ole. Kõigil, kellel on infot, mis võiks Sari Sitturi tuvastamisega aidata, palutakse võtta ühendust politsei infotelefoniga. Euroopa Liidu uueks välispoliitika juhiks esitatud Kaja Kallase kuulamisel Euroopa Parlamendi väliskomisjonis kaeti kõik Nii, käib või? Jah. Okei, tervist, tere tulemast minu poodi, mina olen Indrek. See siin on siis üks selline kirbukas. Olen selle poe üle väga uhke. Müüme siin igasugust sita ja värki, et nagu võib leida kõike siit, mida otsid. No näiteks, siin on üks kineskoop teler. Selle müüs mulle üks sõber William, kes Baggage Paddle'it vaatab, siis vist saab vihjele aru. Ja. Siis siin on üks väga korralik raadio. See küll käib natukene eraldi toiteblokiga siin. Ja. Kell sai 12, te kuulate uudiseid. Korralik. Viimase paari nädala jooksul on Tallinna elanike Helikvaliteet on ka väga korralik, kes jätab enda väljaheiteid primaarselt eramajade ja poodide uste taha. Ja. Kõigest 25 eurot maksab ja siin on näiteks minu esimene riiul siin poes üldse. Erinevaid huvitavaid asju on siin, et aga jah, pikalt siin ei peatu. Siis on veel üks väga korralik turvasüsteem. See on siis nagu hilisem upgrade. Selline lihtsalt panin tähele, et mõned asjad kadusid ära. See on ju see Sari Sittur. Ei ole. See ei ole keegi. See on lihtsalt... Sina oled ju sellele videos. Sellepärast siin haislebki niimoodi. Ei, mis sa räägid? Igal uksel on omad saladused. Mis peitub nende taga? Millised lugusid nad hoiavad? Põnev. Mõned peidavad endas uskumatuid lugusid nagu Pulp Fiction või Inception. Teised mitte nii hästi, kuid hoiavad peredraamat siiski avalikkuse eest eemal. Aga kuidas on lood ustega, millel pole ikka veel lugusid rääkida? Mina olen see, kes hoolitseb nende eest. Mina olen Indrek Kakermann ja ma situn uste taga. Ma ei ole lihtsalt ehituspoe sitt-terrorist. Olen enneolematute emotsioonide looja. Tõeline kunstnik, kes maalib pruuni värviga. Kui annate sellele kontseptsioonile rohkem aega oma peast töötlemiseks, siis saate aru minu tegude kogu mahust. Globalism ja TikTok muutsid inimesi igavaks halliks massiks, kes unustas, kuidas lõbustus välja näeb ja lõhnab. Iga oma sita esinemisega ma päästan ühe või mõne normi. Nende mõttetusse igavasse halli ellu värve tuues. Ma päästan nii palju kui saan. Olenemata sellest, kui raske ja riskantne mu töö on. See tuleb lihtsalt ära teha. On möödunud 2 aastat, kui ma oma päästmismissiooni alustasin. Politsei nüüd otsib mind. Õnneks teadsin, et nad ei mõista mind ja proovivad mu heategevuse lõpetada. Aga ma pole tavaline inimene. Ma olen alati 2 sammu ees. Näete, selleks, et varjata oma DNA-d, ma koostasin spetsiaalse dieedi, mis suurendab toidu liikumiskiirust maast mu perseni. Kõigepealt sööd ära 1-2 Big Maci või mikroteisti. Pärast seda 1 tunni jooksul pead ära sööma 2 keskmise suurusega arbuusi ja jooma 1 topsi lauaviina.
aroomi tugevuse suurendamiseks võite lisada ka pahve, näiteks brokkolit või sibulat ja küüslauku, et suurendada aroomi ulatust. Mulle meeldib luua oma kunst väga personaalsena, et omada tõeliselt tugevat sidet inimestega. Ma ei tea, kas saan selles linnas oma esinemisi jätkata. Ma pean põgenema, mul on vaja otsida uus koht, uus lõuend. Selle 3 aasta jooksul olen palju ära teinud. Minust sai linna legend. Olen kindel, et minu missiooni jätkavad inspireeritud noored, kirglikud järgijad ja need, kelle silmad mu kuhjad avasid. Tallinn on vaid üks paljudest tuhandetest päästmist vajavatest linnadest, olenemata takistustest, olenemata sellest, kui kaua reisimine aega võtab. Kunsti ja inimliku heaolu nimel ma olen seal. Kus teie mind vajate, inimkonna heaolu nimel, mida iganes see võtab.